Tallinna Botaanikaaias sai aasta tagasi alguse ettevõtluse arendamise sihtasutuse kaasfinantseerimisel projekt kasvuhoonete renoveerimiseks. Eelmise aastal alustatud subtroopika kollektsioonile ja ekspositsioonile mõeldud kasvuhooned valmisid juunikuus. Nüüd on siis alguse saanud kaktuste ja sukulentide kasvuhoone ja troopika- ja vihmametsa taimede kasvuhoone renoveerimine. Praeguse seisuga peaks lammutustööd algama oktoobri alguses ja käib tihe kolimine. Kõik taimed, mis meil siin kasvuhoonetes on, tuleb korralikult ära potistada, krundist välja kaevata ja kolitakse siis ajutiselt teistesse kasvuhoonetesse. Kõige lihtsam on nende taimedega, mis on pottides, lihtsalt tuleb potid tõsta ühest kohast teise, aga nende taimedega, mis on senimaale maas kasvanud, on asi mõnevõrra keerulisem. Nagu näiteks see kaljukaktus siin, tõenäoliselt peame me mõningad oksad maha lõikama ja tegema neist sellised paarimeetrised pistikud või pistvaiad. Ja siis kuna meie tulevane ehitaja on meid kohustatud kolimisel abistama, et siis kui ükskord maja ümbert ära lammutatakse, et siis tõenäoliselt tuleb see kaktus siit korralikult kopaga välja tõsta ja siis viia kopaga kuidagi tema uude ajutisse koju, siis uude möödunud kevadel valminud kasvuhoonesse. Aga kuigi see on selline keeruline ja raske, on see mõnes mõttes ka väga huvitav, sellepärast, et saame näha ja tunda taimi ka hoopis teisest aspektist. Tavaliselt ju need, mis on maa sees, need taimeosad ei paista üldse välja. Aga kui taimi üles kaevata, siis näeb ka nende juuri. Ja mõnede taimede puhul on see väga huvitav ja sageli on maa-alune osa palju suurem kui see osa, mis maa peale jääb. Et nagu me siin näeme, pealt teda eriti ei ole, aga samas nagu paljud kuivade kasvukohtade taimed on ka sellel ämblikliilial maa sees väga võimsad juured ja suur sibul, mida ta vajab selleks, et koguda sinna ebasoodsateks aegadeks vajalik hulk vett ja toitaineid. Et kuidas ma selle siit kätte saan, see on väga hea küsimus, aga äkki õnnestub. Et selles suhtes on mõnes mõttes see kolimise aeg päris hea, et kuna neil algab puhkeperiood, et siis ei ole kõiki võib-olla isegi vaja potti istutada. Et tõenäoliselt tuleb ta nüüd istutada suhteliselt niiske kruusa sisse ja lasta tal minna puhkama. Siis kuivab ära pealmine lehestik ja siis, kui järgmisel kevadel loodetavasti uus maja valmis on, saab tema istutada uuesti krunti. Ja loodetavasti elab suurem osa suurtest taimedest ikka selle ajutise kolimise üle, nii et siis, kui tõenäoliselt järgmisel suvel peaks valmis saama selle sama koha peale uus maja, et siis nad saavad siia tagasi tulla ja saavad kasvama hakata uues majas ja oluliselt paremates tingimustes.